Täna ma jutlustan meile psalm 13. Kõigepealt me vaatame seda psalmi ennast ja siis me räägime, mida see võiks meie eludes tähendada ja kuidas me praktiliselt sinna jõuda võiksime. Kõigepealt palvetame. Kallis Jeesus, me täname sind sinu püha ja hea sõna eest. Aitäh, et sa muudad tõesti elus, Jumal. Palun püha vaim, kõneta meid kõiki, Jumal. Aita, et me näeksime sind, et mitte minu sõnad, vaid sinu mõtted võiksid inimeste südamesse jõuda. Jeesus Kristus, me palume seda sinu nimes. Amen. Ma loen kõigepealt selle psalmi ette. Kui kaua sa, issand, unustad mind hoopis? Kui kaua sa peidad oma palet mu eest? Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu? Vaata ometi, vasta mulle, issand mu Jumal. Tee selgeks mu silmad, et ma juinuks surmale, et mu vaenlane ei ütleks, ma sain võimust üle. Ja mu vastased ei ilutseks sellepärast, et ma kõigun. Kuid mina loodan sinu helduse peale. Mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda issandale, et ta on mulle head teinud. Selline psalm. Me lugesime Hiobit lugu ja Hiobi raamatu lugu kontekst on selline, et Jumala rahvas oli vangipõlves ja Jumala rahvaga vangipõlves juhtusid halbu asju, neil läks halvasti, nad olid vangid, neid koheldi kehvasti, nad olid näljas, neil olid haigused, nende lapsed suurid ja nad küsisid oma rabidelt, oma õpetajatelt, miks meiega need halvad asjad praegu juhtuvad. Ja rabid vastasid järjepidevalt, sest te olete mingit pattu teinud. Rahvas ei teadnud, mis pattu nad olid teinud, nende arust nad ei olnud mingisugust pattu teinud, aga rabbi ütleb järelikult ei saa aru, mingisugune peidetud patt on kuskil. Ja siis kirjutatakse Hiobi raamat, just et anda mõista Jumala rahvale, et asi ei ole nii mustvalge, meie ei näe kõike. Meie ei saa aru, miks halvad asjad juhtuvad. Ja ma sellest räägin natukene rohkem veel hiljem, sellest, kuidas meie ei saa mõista, miks kõik nii on, nagu on. Aga ma lihtsalt tahan mõelda korra, mida Hiob tunneb. Hiob tunneb, et tema on olnud ustav terve oma elu ja nüüd pärast seda, mis me lugesime, Hiob jääb ilma oma lastest, kes surevad. Ta jääb ilma kogu oma varast, mis põleb maha ja ta naine ütleb nea oma Jumalat. Ja tema sõbrad siis tulevad tal appi oma leinas, tema keeldub Jumalat neadmas ja need sõbrad ütlevad talle ka, vaat sa tegid siin pattu, sa tegid seal pattu ja Hiob ütleb, et aga ma ei teinud, et ma pole neid asju teinud, mis te minu vastu süüdistate ja ma ei saa aru, miks mu Jumal seda teinud on. Ja kas meil mitte pole oluliselt väiksema intensiivsusega ka nagu Hiobid, üsna sageli? Näiteks, miks on mittekristlastel nii palju toredam läbisaamine oma töökaaslastega, oma koolikaaslastega, nad kuidagi sobituvad gruppi, aga mina, kristlane, veidrik, olen nagu välja jäetud ja nii kohe, kui ma mingi sõprussuhte saan, kutsun oma sõbra kogudusse ja ta ei taha mu sõber jälle olla. Miks on niimoodi, et kui mina olen kristlane ja mina üritan nii väga oma lapsi kasvatada, siis nad on absoluutselt maragratid, aga teised vanemad, kes lihtsalt vaatavad telefoni pargis, oma lapsele isegi ei vaata otsa, need lapsed on kukununud, ilusad, toredad, vahvad, nagu kasvavad ise justkui. Miks on niimoodi, et neil on parem? Või võtame palju väiksema spektri, et miks on niimoodi, et mina tulen töölt koju, ma olen tööst väsinud, aga mu naine on ka väsinud, sest ta on terve päev 2 lapsega olnud ja siis ta nähvab, mina nähvan, aga mina suudan kannatlikuks jääda ja mitte vihastuda, aga tema muutub vihaseks. Miks niimoodi, miks on ebaõiglus? Minu naine tegelikult kunagi ei vihastuda, on praktiliselt kannatuslikkus ise, aga nagu näitena on ju. Või miks on niimoodi, ühesõnaga, nagu ma võin neid näite tuua, aga meie eludes on päris palju neid hetki, kus ma mõtleme, et ma olen teinud kõik hästi, aga mul läheb halvasti. Nad on teinud palju halvemini, aga neil läheb hästi. See on ebaaus, miks see nii on? Ja see on umbes see sarnane olukord, kus Taavet ennast praegu leiab. Taavet alustab seda psalmi. Kaua sa, issand, unustad mind hoopis? Kaua sa peidad oma palet mu eest? Ja see on otsene vihje 4. Moosese 6. peatükist preesterlikule õnnistusele. Psalmid 25-27 ja 24-27 4. Moosese 6. ütlevad,
see on siis nagu õnnistus Iisraeli lastele. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid. Selline õnnistus Iisraeli rahvale. See on see. Ja siis, mis siin on ju, et kaua sa peidad oma palet mu eest, küsib Taavet. Siin 25 on, issand, lasku oma pale paista sinu peale. See on nagu see, et Jumal märka mind, Jumal näe mind. Jumal, sa oled lubanud, et kui mina teen seda, mida sa ütled, siis sa õnnistad mind. Ja siin Taavet küsib, et aga see ei ole niimoodi. Ma teen õigesti, aga mind ei saada edu. Mu vaenlased naeravad mu üle. Me ei tea seda konteksti, kus Taavet on konkreetselt. Meil pole mingisugust lugu, mida me saaksime vaadata. Täpselt me ei tea, millal ta seda kirjutas, aga Taaveti elus oli küllaltki raskusi ja raskeid hetki. Ja tema tunneb, et issand on tema unustanud. Ja ma tahan rõhutada, et kui ta ütleb unustanud, siis ta ei mõtle, et tema kõikvõimas Jumal, kes on igal pool ja näeb kõike, unustas tema ära, sest see ei oleks ju võimalik Jumalale. Aga ta mõtleb, et Jumal teadlikult ei vaata ta peale. Jumal näeb Taavetit ja vaatab lihtsalt eemale. Jumal ei märka Taavetit. Jumal on lubanud Taavetile midagi ja Taavet arvab siin oma südames, kahtlustab, et äkki Jumal ei täida oma lubadusi. See on kiusatus. Kui Kalle on meile rääkinud psalmide struktuurist, et see on i-kujuline ja nuu-kujuline, siis see on i-psalm. See tähendab, et kõigepealt me oleme lainte all, me oleme uppumas, kõik on raske, siis me tuleme lõpuks lainte peale, me saame natuke õhku ja siis me oleme taevas, kõik on hästi. Umbes selline struktuur siin on. Nüüd me oleme lainte all. Jumal, sa oled lubanud, et sa oled hea, sa oled lubanud, et su pale paistab mu peale ja see ei paista. Ja ta küsib edasi, kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames. On selline klišee, et kui sa muretsed kristlasena, siis see tähendab, et sa ei usalda Jumalat. Aga ma ei arva, et see päris õige on. Kristlastele on kõik emotsioonid lubatud ja siin ka Taavet, ta ei ole kurb sellepärast, et ta ei usalda Jumalat, vaid ta on kurb sellepärast, et ta kardab, et Jumal ei hooli temast. Ta usk on mõrenenud natukene siin hetkes, selles emotsioonis. Ja ta kannab kurbust päevast päeva, sest kui tal ei ole seda Jumala lootust, siis see asi ei lähegi üle. Ta on pannud kogu oma lootuse Jumalale, ta on usaldanud, et kui ma teen neid asju, mis ei ole justkui mõistlikud mulle, nagu maailma reeglite järgi, siis Jumal tuleb ja nagu selle puudu jääva tema korvab. Aga ta ei ole seda tegemas. Aga kui ta ei tee seda, siis Taavetil on väga halvasti. Samamoodi võime meie tunda. Kui ma panen oma kõik punkt, nagu ma usaldan, et kui mina olen armuline ja mina ei võitle oma õiguste eest oma sõprussuhtes või abielus, siis Jumal tuleb ja Jumal loob kõik õigeks. Aga kui Jumal ei tule ja ei muudagi su abikaasat või Jumal ei toogi võrratud idülli su abiellu või Jumal ei lepitagi neid sõprussuhted või ei too sulle tööedu, et siis me justkui tekib selline kiusatus öelda, et Jumal, miks mul ei lähe hästi? Ja kui te juba mõtlete, et kas see pole väga nagu selline transaktsiooniline, et mina annan midagi Jumalale, Jumal annab midagi mulle, siis absoluutselt see on, ma jõuan sinna, tublilt juba läbi näete. Ja 3. salm lõpeb, kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu. See küsib, et kuidas saab olla mu vaenlane suur ja mina väike, kui mina olen Jumalaga ja Jumal on kõige suurem, siis kas mina peaks ka olema au sees? Et miks mu vaenlane saab olla nagu tahavreata, mina olen nii võimas ja suur, ma olen võimsam kui su Jumal. Ühtpidi see on lein sellepärast, et see justkui teotab tema Jumalat, aga teistpidi see on ka lein, et ma tahan ka olla suur. Ja siis me jõuame lainte peale, lainte alt uppumast. Vaata ometi, Jumal, mu peale, ära vaata must eemale, vaata mu peale, vasta mulle, issand mu Jumal. Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, et mu vaenlane ei ütleks, ma sain võimust üle, ja mu vastasid ei ilutseks sellepärast, et ma kõigun. Nüüd tuleb sisse Taaveti teadmine või võib öelda isegi Taaveti usk, et isegi, et ma tunnen, et Jumal ei täida oma lubatud, siis tegelikult ma tean, ma usun, et ta täidab. Ma usun, et ta tuleb. Ta ütleb, kuidas see väljendub, ta ütleb, et tee selgeks mu silmad. Ta saab aru, et mu silmad ei ole selged. Ma ütlen absoluutselt häma praegu. Ma ütlen, et issand, sa peidad oma palet mu eest, aga Jumal ei peida, Jumal on mulle lubanud ja Jumal hoiab oma lubadust. Tee selgeks mu silmad, mu Jumal, et ma näeksin seda, et ma ei räägiks rumalust, et ma ei mõtleks rumalust, et ma ei uinuks surmale. Uinuks surmale nagu igavesele surmale, et ma ei ütleks, et ma ei läheks oma Jumala juurest ära ja et ma tõesti kaotaks kõike. Sellepärast, et Jumal on temaga ja ta teab seda
ja ta on pannud kõik oma lootuse Jumalale ja see, nagu see tasub ära. Aga ta on need emotsioonid, mis ütlevad vastupidist ja ta ei taha uinuda sellele ja ta ei taha, et ta vaenlane lõplikult saaks võitu, sest kuidas kõik ta vaenlased võidaks, oleks täpselt nii, et ta annaks oma Jumalast lahti, ütleks oma Jumalast lahti ja ütleks, et Jumal ei ole see, kes ta väidab ennast olevat. Jumal ei täida oma lubadusi, see oleks tõeline surm. Ja nüüd Taavet ütleb, tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale. Ja siis me jõuame laintest taevasse. Mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest, ma tahan laulda Issandale, et ta on mulle head teinud. Samamoodi nagu vastased ilutseksid, sellepärast, et Taavet kõikus või meie kõikusime, sama sõna, ilutseb mu süda sinu päästest, sest see on selline kontrast. Siin me ei tea, kas Taaveti süda pöördub, kas ta suudab lõpuks ennast ümber veenda, oma emotsioonid ümber kummutada, et ei, ma loodan su helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest, ma mäletan, mis sa oled mulle head teinud ja ma laulan sulle. Või siis ta tunneb neid kõik mõlemad asja samaaegselt, me seda ei tea, võib-olla ta samaaegselt tunneb seda raskust ja samal ajal loodab ta helduse peale, see on ka võimalik. Aga mida ma tahan rõhutada on see, et siin ei ole mitte kuidagi välja tulemas, et Jumal parandas seda olukorda. Mis iganes probleem Taavetis on, mis toob selle sügava emotsioonid temast välja, see ei ole ära läinud. Aga Taavet siiski ütleb, ma loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest, ma tahan laulda Issandale, et ta on mulle head teinud. Ja see on nii nagu, kui ma loen seda tahan laulda Issandale, siis ma mõtlen Disney filmidele, seal on see dogma, et muidu karakterid räägivad oma vahel, aga siis, kui nad on nagu hästi rõõmsad, siis nad hakkavad tantsima natukene. Ja siis, kui nad on nagu eriti rõõmsad, siis nad laulavad ja tantsivad samaaegselt ja siis on sul Disney muusikal, on ju. Et see on üle pulbitsev, ma tahan laulda, et täpselt see samasugune nagu rõõm mul tuleb ette. Ja see on väga huvitav paradoks, et kuidas sa saad olla laulvalt, juubeldavalt rõõmus Issandas ja samamoodi öelda, et ma kannan kurbust päevast päeva oma südames. Nii et täna me avastamegi nüüd täpselt seda, kuidas me lähme sellest kurbusest sinna rõõmu või kuidas me oleme nagu Taavet, sest tegelikult see on väga ilus süda Taavetile. Taavet tunneb emotsioone, ta ei eita neid, ta ütleb, mul on tunded, ta ei suru neid alla, ta vaatab neid nagu need on ja siis ta asub nendega dialoogi. Ta ei ole nendest üle võetud, vaid ta ütleb, Jumal, tee mu silmad selgeks. Ja aegamisi ta silmad saavadki selgeks ja ta mäletab, on ju 6. et Issand on mulle head teinud, ta mäletab, et Issand on mulle kunagi head teinud, ta laulab, ta teab, et Jumal on helde, tal tulevad kõik need asjad ette ja siis see muudab ta emotsiooni. Ma ei tea, kas see muudab ta kogu emotsiooni, ma kahtlustan pigem, et tal on need mõlemad seal korraga. Sest et ma lihtsalt mõtlen, nagu inimesena, mina ei ole üks või teine, ma ei ole kurb või rõõmus, ma kipun olema mõlemad korraga. Nii, nüüd vaatame siis seda natuke lähemalt. See 2-5, see on meie iga kord, kui me pattu teeme. Iga kord, kui me ei käitu täpselt nii, nagu Jumal meid kutsunud on, me tegelikult oma südames ütleme, et Jumal ei taha mulle parimat. Ja me võtame natuke asjad oma kätte. Kui meie sõber või abikaasa on meie vastu nõme ja me nähvame vastu, siis meie südames toimub muu hulgas ka see, et Jumal küll ütleb, et ma võiksin selle endasse võtta, ristile panna ja mitte välja teha, aga mulle ei tundu see õige. Ma arvan, et ma pean ikkagi enda ees seisma, sest muidu ma olen jalamatt, muidu minu õiguste peal tambitakse ja mind ei nähtagi ja mul hakkab olema raske elu terve ülejäänud elu. Kuidagi selline mõtlemine tuleb meie südamesse. Me ei usalda Jumala viisi, me tahame asjad enda kätte võtta. Ja me võiksime olla kõik et selle asemel, et me võtame asjad enda kätte, me loodame Jumala helduse peale ja selle asemel, et me lihtsalt tunneksime nurinat Jumala vastu, kui meie lastega on kehvasti, meie sõprussuhetega on kehvasti, meie tööeluga on kehvasti. Selle asemel nuriseda, me võiksime ka loota Jumala helduse peale, ilutseda tema päästest. Ideaalses maailmas, kuidas me võiksime välja näha, nagu Roomlaste 8 ütleb Paulus 18 salmist, sest minu arvates ei vääri nüüd sajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. See on hästi ilus ideaal, aga see on natukene keerulisem saavutada. Aga kuidas see üldse meile võimalik on?
see on meile võimalik, sest Jumal armastab meid. Jumal kutsub meid enda juurde. Ta on armastus, ta tahab olla igas valus meiega, ta tahab kanda iga meie valu ära, anda andeks meie üleastumised ja teiste üleastumised. Jumal aegade algusest, ta on meid igaüht välja mõelnud, valmis koonud ja lasknud siia sündida. Ta näeb meie igaühe elu ja igaüht meist ta kutsub. Ta igaühe meie juurde püüdleb ja proovib oma viisidel meile laulude, teiste inimeste, lipikutega tänaval, mis me leiame kuskil telesaadetega, mis iganes me avastame, üritab kuidagi meieni jõuda, et me saaksime tulla tema juurde, kus on kerge hingamine, et ka meie võiksime kogeda, mida Paulus kogeb, et nüüd sajastu kannatused ei vääri mainimist tulevase kirkuse kõrval, ehk kui me oleme Jeesusega. Seda, mida ka Taavet tunneb. Mul on raske, aga ma ikkagi loodan sinu helduse peale, sest see heldus on nii palju suurem. Kui sellele vähegi mõelda, see on nii palju suurem. Seda tahab Jeesus meile pakkuda. Päeva lõpuks Hiobi ajal öeldi, et sul on halb elu, sest sa oled pattu teinud. Aga Hiobi raamat kulmineerub sinna, kus lõpuks Jumal vastab Hiobile ja ütleb, Hiob, sa ei olegi midagi valesti teinud, aga sa ei tea ka minu viise. Ja Jumal võtab Hiobi üles ja näitab talle kogu maailma, kuidas toimub kogu universumi koos, kuidas kõik asjad peavad olema täpselt nii, nagu nad on, kui üks asi ära kaoks, siis kõik kogus kokku ja krahk, kui palju faktoreid ta peab korraga manageerima ja Hiob isegi ei hooma seda, sest see on lihtsalt nii suur. Ja siis Hiob ütleb, et olgu Jumal, ma ei saa aru, miks see halb juhtus, aga ma usaldan sind. Selline üks mõtlemail, kuidas me saame siis olla lootuses ja helduses, on mõista, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed. Ja mida veel Hiob ja Paulus, mida nad on teinud selle jaoks, et nad võiksid olla sellised, et nüüd me liigume siis sellest, et kuidas me võiksime samamoodi mõelda, nagu Taavet mõtleb. Ja selle jaoks ma tahaksin, et me läheksime korra Rooma 12. peatükki. Seal on selline armas salm 2. Ma loen ühe ka lihtsalt, et teil oleks konteksti. Nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. No, salm 13 täpselt umbes midagi sellist võiks olla kannatustes siis. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Muutuge meele uuendamise teel. Kui kannatused on pigistamine, siis Taavetist ja Paulusest tuli välja Jumala arm. Ja kui mina teen terijaki kana, siis ma võtan kana ja ma panen selle terijaki kastme sisse. Kui ma võtan selle kana välja, lõhnab nagu terijaki. Kui ma panen kala, balsaamiko, sidruni marinaadi, võtan selle välja, lõhnab nagu balsaamiko ja sidrun. Küpsetan ära, ikka lõhnab nagu balsaamiko ja sidrun. Pigistan, balsaamiko ja sidrun. Samamoodi võiksime olla meie, kui meid pigistada, meist tuleb välja Jumala arm, Jumala heldusele lootmine. Mida liha selleks tegi? Ta marineerus. Ja mida meie sellest teha võiksime? Marineeruda. Mitte muganduga, vaid muutuda meele uuendamise teel. Meele uuendamine on pidevalt see, et mida täpselt, et me näeme, mis me mõtleme ja me paneme selle kõrvale ja võtame midagi uut asemele. Väga lihtlabane viis on see, selle asemel, et ma ei tea, selle asemel, et süüa krõpsu, ma hakkan sööma porgandit, võtan kaalust alla. Kõige lihtlabasem nagu asendus on ju. Aga vaimulikus maailmas see näeks välja umbes selline, et selle asemel, et oma abikaasa peale vihastuda, ma üritan talt küsida, mis ta tunneb. Siin selle asemel, et hakata Jumalat kuidagi neadma, et miks sa niimoodi teed, ma tuletan meelde, et Jumal on mulle head teinud, Jumal on helde ja ma saan ilutseda tema päästest. Ja see, et kuidas nagu täpsemalt enda meelt uuendada, see võiks olla terve eraldiseisev jutlus. Aga see mõte on selles, et me nagu ei taha jääda oma vannasse mõttemalli, vaid me tahame uuendada seda.
Martin Lloyd Jonesil on ilus ütlus, et selle ajastu kannatused on suuresti sellepärast, et inimesed kuulavad oma mõtteid selle asemel, et enda mõtetele jutlustada. Me peaksime lihtsalt endale vastu vaidlema. Korintlaste kiri ütleb, et me peaksime võtma vangi Kristuse kuuletusesse kõik oma mõtted. Me vaatame oma mõtet ja me küsime, kas see on piibelik, kas Jumal ka niimoodi mõtleb. Meil saab olla, salm 13 vaadates, meil saab olla see salm kuues salm, helduse peale lootmine, ilutsemine päästest ja laulmine issandale. Meil saab see olla samal ajal, kui meil on salmid 2-5, kui me kahtleme, kui me oleme kibedad. Marineerimise mõte, kuidas saavutada seda, mida Taavet teeb, me näeme seda Uues Testamendis läbivalt. Me näeme seda näiteks Filippuse 4. peatükis, ma loen ette teile 8-9. Paulus kirjutab, viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Marineerimine, mõelge ainult sellele, mõelge nii palju sellele heale, et see tahab teist välja tulla, kogu aeg välja tulla. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Siin on Jumal kirjutamas neid ilusaid asju vangis, on ju. Jumal on vangis, näljas, pekstud, võimalik, alandatud, sest ta on vang. Aga ta kirjutab neid ilusaid asju. Et su mõtted võiksid olla täidetud nii palju Jumalaga, et raskustes sa hakkad automaatselt mõtlema, et kuule, see ei ole ju õige. Kuidas ma saan öelda, et Jumal peidab oma palet mu eest? Et meie esimene vaste, meil võiks kohe tulla välja, nagu Taavetil tuleb sellest 4. salmis, tee selgeks mu silmad. Nagu see mõtlemine, mis mul praegu on, see ei ole adekvaatne. Ma olen nii palju marineerinud Jumala mõtlemises, et ma tean, et see pole päris õige. Ja see on selline kohe esimene nagu kaitse halvasti kannatamise vastu või oma kannatusse kinni jäämise vastu, siis ma kindlasti taha öelda, et kannatamine on vale, aga on õige viis kannatada ja on vale viis kannatada. Efeslaste raamatu 6. peatükis Paulus räägib sõjavarustusest, ta räägib, kuidas me võiksime võtta usukilbi ja sõnamõõga ja vaimuvöö ja katta oma niuded tõega, nagu võtta Jumala sõjavarustus ülle. Ja see mõte on see, et saatan kogu aeg saadab meile põletavaid nooli, mis tahavad meid meeleheitesse panna, mis tahavad meid mitte kuuletama panna, mis tahavad meid panna mõtlema, et Jumala viisid ei ole head ja ma võiksin võtta asjad enda kätte. Vaid Jumalal ei ole kontrolli üle mingit asjade või see kurjus on lihtsalt liiga palju. Ja Jumala sõjavarustus on see, et me meenutame endale evangeeliumi, sest kõik need asjad, mida Paulus ütleb, et selga panna, need on lihtsalt evangeeliumi sünonüümid. Me mäletame seda, et Jumal, Jeesus, ta armastab meid, ta näeb, et me oleme halval teel, ta näeb, et me oleme minemas põrgusse ja ta tahab, et me ei läheks sinna. Ta tahab, et me võiksime omada igavest elu ja ta ei piirdu sellega, ta tahab, et me võiks olla ka rahu praegu. Ta tahab, et me võiks olla osadus teiste kristlastega. Ta tahab, et me võiksime kogeda sellist eelmaitset taevast juba praegu, mitte ainult kunagi pika aja pärast. Ta ütleb, et Jeesus tuli siia, elas perfektse inimesena ja suri meie pattude eest, et kui Jumal vaatab meile ja meie usaldame Jeesust, siis see ideaalsus, mis oli Jeesusel, seda Jumal vaatab just kui Jeesuse ideaalsus oleks meie oma ja see patusus, mis mina olen, selle maksis Jeesus ristil, sest vaat peab palga saama, me ei saa lihtsalt tühistada kuritegusid, aga Jeesus maksis selle meie eest ära. Ja ühel päeval tuleb Jeesus tagasi ja meil ei ole enam pattu ja on surnuist üles tõusmine ja on igavene elu selle asemel, et olla igavene Jumala viha all olemine. See on see evangeelium, see on, mida me peaksime endale pidevalt meenutama. Ma tahan veel rõhutada seda mõtet, lugedes tähendamissõna 10 neitsist, või ma ei pea seda ette teile lugema, me juba lugesime seda, Lennart luges meile ette. Mis eristas viitneitsit ja viitneitsit? Piibel ütleb, et 5 olid rumalad, 5 olid arukad. Aga nad kõik olid siiski kutsutud peigmehe pulma esialgu. Nad kõik sinna läksid. Ehk siis ma spekuleerin, et mõlemad on näiliselt kristlased, keda me kutsuksime vendadeks sõidatiks. Ent ühed olid distsipliinidega. Nad lugesid piiblit, nad palvetasid, nad marineerisid Jumalas. Nad üritasid oma mõtteid ümber veenda Jumala radadele. Nad üritasid kogu aeg end valmistada olema aina enam Jumalas. Nad võtsid endale kaasa tagavara õli.
teised aga ei tajunud ohtu, et äkki neil saab õli otsa ja nad lihtsalt kulgesid läbi elu. Ja kui me võtame korra selle Jumala sõjavarustuse peale, mis Efesuse 6 on, siis Paulus kirjeldab vaimulikku reaalsust kui vaimulikku sõda, igapäevast sõda. Ja kui me elame vaimulikus sõjas, me elame selles vaatamata sellele, kas me tajume seda või mitte. See on vaimulik sõda, mis tähendab, et me peame igapäevaselt energialt tõesti nõudvalt, väsinult mingil määral võitlema vaimulikku sõda ja võtma usumõõga ja kilbi kätte ja oma liha ja saatana mõtted kõrvale lükkama ja Jumala tõe asemele võtma. See, et Paulus ütleb meile, et võtke sõjavarustus selga, see tähendab, et me ei ärka hommikul üles nii, et meil on automaatselt seljas. See ei ole see, et me pääsesime ja nüüd meil on hästi, me oleme kristlased. See ei ole see, et ma kunagi lugesin piiblit ja kunagi nagu saan vaimulikust sõdadest aru ja nüüd ma saan nagu edasi liikuda. Vaid me pidevalt unustame, me peame pidevalt uuesti selle sõjavarustuse selga võtma. 5 rumalat neitsid, nad kulgesid läbi elu, nad ei tajunud, et nad on sõjas ja nad peavad lisaõli võtma. Ja neil sai õli otsa ja neile anti head nõu, mingi ei oska juurde, aga siis oli liiga hilja. Ja samamoodi me võime avastada liiga hilja, kui tulevad kannatused, tõesti nagu halvad asjad, mis pigistavad meid, siis meist ei tule terijaki välja, vaid meist tuleb mingisugune mädane plöga välja. Me ütleme oma Jumalast lahti ja võib-olla me hakkame otsima oma usku, aga siis on juba liiga hilja. Ja me võime Jumalast lahti öelda või elu võib läbi saada ja me ei ole Jumalaga. Arukad neitsid, nad tõesti nägid vaeva. Ja selline distsiplineeritud järjepidev enda mõtete täitmine Jumalaga on see, mis meid kaitseb. Et kui me näeme, kui me oleme selles olukorras, kus ma ütlen, et sa unustad mind, Jumal, sa peidad oma palet mu eest, Jumal, sa oled mulle lubanud midagi, aga sa ei tee seda, et meil automaatselt tuleks see, et aga see on ju rumal, sest Jumal täidab oma lubadusi. Me mõtleme Joosepile, kes oli müüdud orjaks ja aastaid, olles Jumala kartlik, käis läbi orjusest, kes oli ustav sulane ja keda siiski laimati, on ju selle naise poolt, kes ütles talle, kes valetas ta kohta, just kui ta oleks tahtnud teda ahistada. Ta oleks väga halvasti aastaid, kuni lõpuks Jumal tegi temast siis Egiptuse teise kõige võimsama mehe ja aitas seeläbi päästa tema kogu suguvõsa näljast. Et Jumal on oma ajastus, Jumal on suur plaan, mida me ei mõista. Jumal andis Hiobile kannatusi, aga seal oli plaan ja Jumal lõpus andis Hiobile kõik tagasi ja Jumal säilitas Hiobi kõige väärtuslikumat ehk armastust tema vastu ja päeva lõpuks tema hing pääses, et Jumal ei jää magama, Jumal ei peida oma palet, lihtsalt meile tundub nii. Jumal alati näeb meid ja Jumal alati täidab oma lubadusi, lihtsalt mitte nii, nagu me soovime. Ja et meil oleks see usk, me peame marineerima. Räägime sellest natuke, kuidas me võiksime marineeruda. Me oleme juba rääkinud sellest, et me võiksime võtta vangi oma mõtted, et me võiksime muutuda meele uuendamise teel. Kui me näeme halba mõtet, me üritame selle asendada hea mõttega. See nõuab pühakirja lugemist, sellepärast, et muud viisi me ju ei näe seda kontrasti. On ju. Aga siis ma toon teile mõned asjad veel välja. Patt on meie reaalsus. See pole minu reaalsus, on ju. Ma pole ainuke patune ja teistel kõigil on hästi. Ja see pole ka tema reaalsus, on ju, et tema on patune, teised inimesed on patune ja mina olen nii palju tublim. Patt on meie reaalsus ja me ei tohiks sellest üllatuda. Ehk mil iganes, see on väike selline enesepeegel teile, mil iganes te mõtlete, et kellegi teise patt on suurem kui teie enda oma, siis te olete pimedad. Te peate paluma Jumalal teha selgeks oma silmad. Me ei tohiks üllatuda teiste patust. Teiste patt ei peaks olema midagi šokeerivat meile. Kui inimene valetab, see ei tohiks olla üllatav. Kui juhtuvad jubedad asjad, nagu näiteks, on ju, meil on siin koguduses lugu, kuidas naine lihtsalt läks ära mehe juurest lihtsalt ja hakkas petma ja lihtsalt läks ära. See ei peaks meile hull šokk olema, sest me teame, et me oleme vaimulikus sõjas ja patt on igal pool. Ja sellepärast ju Kristus tuligi ja sellepärast Jumal pidi surema meie eest, et me saaksime tulla tema juurde. Kui me sellest ei üllatu, siis see võimaldab meil vaadata Jumala peale
ja näha seda armu. Jumal on andestanud meile, Jumal on valmis andestama ka teistele. Igapäevastes olukordades, mis pole nii drastilised, mis on ju meie igapäev, näiteks paari suhtes, kui me nähvame teisele või me isegi nähvame, lihtsalt oma südames nuriseme, siis me saame tunnistada selle patu üles teisele. Lihtsalt öelda, minu südames oli praegu see, et ma tundsin, et mul on õigus puhkusele tulles töölt koju ja ma tundsin, et sa nagu tahtsid mult veel, kui ma olen juba nii palju andnud ja ma mõtlesin, kus on minu aeg. Ja see oli mina tahtmas endale puhkust, selle asemel, et olla Kristuse teener, sest Jeesus on kutsunud mind teenima, mitte olla teenitud. Ma just tunnistan üles. Ja teine pool, kes võtab selle vastu, võiks teada, et kogu patu hind on makstud ristil. Nii kumbki pool ei peaks tundma häbi selle eest. Jah, olid isekas. See ei üllata mind, see ei üllata sind ja sellepärast Jeesus surigi sinu eest. Nii et see on nii tore, et sa nüüd seda mulle jagasid. Nii me saame koos olla nagu näha vaeva, et olla Jumala kartlikumad. Sa olid isekas, aga vaata, nüüd sa suunasid oma mõtted mõtlema Jumala peale. Sa mõtlesid selle peale, et Jeesus tuli teenima, mitte olla teenitud. Ja meie saame ka niimoodi teha, sest Jumal on meid armastanud esimesena ja sellepärast me armastame. Ja nii te mõlemad olete Jeesuse sarnasemad. Just kui mingisugusest konflikti potentsiaalist, kuna me ei muutunud kaitsvaks, kuna me ei olnud üllatunud patust, siis me saime hoopis mõelda Jumalale ja saada mõlemad Jeesuse näolisemaks ja mõlemad marineeruda tegelikult. Mida saatan tahab, on see, et me oleksime pahased, me muutuksime kaitsvaks. Mida Jumal tahab, on see, et me näeksime armu. Me näeksime, jaa, see on nii loogiline, et sa nähvasid. Sellepärast Jeesus tuligi. Ma arvan, et mina oleks tõenäoliselt ka nähvanud. Või kui mitte nähvanud, ma oleks midagi muud teinud. Näiteks ma oleks vaikinud ja lihtsalt mitte rääkinud ja mitte sulle otsa vaatanud umbes tund aega. Et me näeme, et jah, me ei peaks üllatama patust. Nii see on üks viis veel, kuidas marineeruda. See vabastab meid väga palju oma sõprussuhetes, oma vanemlikes suhetes, oma paarisuhetes, üldse kõiksugustes suhetes. Olema vähem kaitsvad ja olema rohkem armule suunitletud. Siis on see 10 neitsi lugu, vaimulikud distsipliinid. Ülilihtne asi, mida on nii palju öeldud, mida kõik alati küsivad, kuidas sul piibli lugemisega läheb, kuidas sul palveluga läheb. Aga see pole kergasi. Need vaimulikud distsipliinid on see õli, mis me võtame kaasa endaga, et meie latern ära ei kustuks. Tulevad elufaasid, kus meil on nii palju tööd või nii palju asjadamist lastega, või äkki tuleb sõda, või äkki jääb pere liiga haigeks, või äkki meie maja läheb põlema ja me peame tegelema lihtsalt, kus meie pere saab katust. Tulevad ajad, kui meil lihtsalt ei ole võimalik veeta Jumalaga aega. Ja siis meil on vaja, et meil oleks see tagavara ja me mitte kunagi ei tea, millal tuleb see katastroofiline aeg. Ja mida rohkem seda õli on, seda parem see on. Ma tahan rõhutada 2-5, see suhtumine meie iga kord, kui me teeme pattu. Ma olen seda juba öelnud. Ja me iga kord mõtleme, et Jumal ei ole hea. Ja see jõud, mis läheb vaja, et me ütleksime, et ei, Jumala viisid on head, mitte minu oma, see on väga, väga suur. Sest inimestena me ei taha öelda, et meie oleme süüdi, me alati süüdistame kõiki teisi. Te võite korra lihtsalt, kui te meedias loete mingite jubedate inimeste kohta, ala see Kairi, kes oma lapse lihtsalt jättis kuhugi keset tund, no mitte kunagi ei ütle, et ma tegin valesti. Iial. Ükski sarimõrvar, ta ei ütle, et ta tegi valesti. Nad alati ütlevad, et mina olen hea hingega inimene, kes on lihtsalt valesti, nagu mida ei mõisteta. Ja seda teevad ka mõistlikud inimesed. Ma töötan haiglas ja seal on hästi palju väga kurjustavat käitumist üksteise suhtes, aga mitte kunagi ei ole see kurjustaja süüdi. Alati on see õde, kes ei anna mulle õiget asja, alati on patsient, kes oli minu vastu nõme ja mul on halb tuju, alati on keegi teine, mitte kunagi ei ole see, et äkki mina olen halb. Inimestena, ja see pole nagu nende pihta kuidagi, ma olen samasugune, me oleme kõik samasugused, nagu ma just ütlesin, patt ei peaks meid üllatama. Me keegi ei näe endas süüd, me näeme teistes süüd. Ja me tõesti peame väga marineerima Jumala sõnas, et me saaksime võtta rahulikult vastu selle teadmise, et ei, mina olen ekslik. Et me saaksime olla nagu Taavet. Samal ajal, kui me ütleme, Jumal, mul on tunne, et sa peidad oma palet minu eest, samal ajal ma ütlen, ja ma tean, et see pole adekvaatne, ja samal ajal ma ütlen, ja ma loodan su helduse peale. Taavet teeb, ja nüüd siin on järgmine asi, mida me võiksime teha, ma olen rääkinud, on ju mõtet ümber kodeerimisest, ma olen rääkinud patust, mitte üllatumisest, vaid hoopis
seda näha kui võimalust, et armu anda. Ma olen rääkinud distsipliinidest ja nüüd ma räägin 4. asjast, et me võiksime kogu aeg meeles pidada Jumala lubadusi ja teha sellist asja nagu usalda, kuni me usume või kuuletu, kuni me usume. See on nagu fake it till you make it on suht halb, sellepärast me ei taha fake it oma armastust Jumala vastu. Aga kui me usaldame et Jumal on seda öelnud ja ma lihtsalt käitun niimoodi, et ma tean, et see on tõsi, kuni ma päriselt usun, et see on tõsi. Selline mehhanism. Ehk siis Taavet ei pruugi praegu näha, et Jumal vaatab oma palgega tema peale, aga ta käitub niimoodi, nagu ta teeks seda. Ta ütleb, ma loodan sinu helduse peale, see on see koht. Ja see paneb ta süda ilutsema päästest ja paneb laulma Issandale, ta tõesti käitub täiega, nagu ta oleks juba kätte saanud Jumala vastuse. Ja üks hetk siis sa hakkad ka seda uskuma. See on ka viis, kuidas sa ennast marineerid. Ja nüüd kõige selle valguses, mis ma olen rääkinud, tahan ma viimase asja rääkida. Ja see viimane asi kõlab väga valesti, kui sa hoia seda eelnevat meeles. Jumal on meile andnud kõik, mis me vajame. Jumal on maksnud ära meie patud. Jumal annab meile väge, et olla distsipliinides. Jumal on alati meiega ja tuleb alati meile appi. Ja nüüd ma tahan ka seda öelda, et me ajame sageli sassi oma igatsused ja vajadused. Igatsus on see, et mind kuulatakse ära. See ei ole vajadus, kui väga see ka nii tunneb. Abielus olla intiimne võib tunduda vajadus, ent see on igatsus, hea igatsus, aga sellegi poolest mitte vajadus. Olla turvalises keskkonnas, mitte piinatud, on väga hea ja arusaadav igatsus, aga see pole see vajadus. Vajadus on midagi, milleta sa ära sured. Kui sa ei joo vett, sa sured ära. See on vajadus. Kõik muu on igatsus. Ja mida me vajame Jumalalt, on tema igavest päästet. Me ei vaja turvalisust Jumalalt, me igatseme seda. Me ei vaja häid inimsuhteid, me igatseme seda. Me ei vaja midagi Jumalalt peale igavese pääste, sest isegi kui me sureme, see on surm, aga siis meil on igavene häving, igavene piin Jumala raevus ja Jumal ei taha seda meile. Ta tahab, et me võiksime olla tema armastusest, tema heldusest, tema headusest, ta tahab, et kõik inimesed võiksid sinna tulla. Ta kutsub kõiki inimesi, kes iganes vastu võtab, saab Jumala juurde. Ja Jumal tuleb meile appi, sest et mitte ainult me ei vaja tema igavest päästet, vaid meil on ka nii jube olukord, millest Sander ka järgmine nädal räägib, et me ei saanud ise päästa. Me oleme nii abitud, et Jumal ise peab tulema meie juurde ja nagu väikse lapse sikutama püsti, aitama meil ennast hakata armastama. Jumal annab meile võimekuse enda armastada ja siis meie võtame vastu Jumala pääste ja võime olla temaga igaveses elus, kus on tema headus, tema armastus, tema ülistamine ja õnnis olemine igavesti. Jumal saab ja tahab meile anda seda, mida me vajame, igavese elu ja selle, et me saaksime pääseda, sest me ise üksinda ei saa pääseda. Ja seda teeb, sest et siis läheb kogu au temale, mitte meile. Sest olles suur ja ideaalne Jumal, ta vääribki kogu au. Et siis me saaksime ka aru, et tegelikult siin Taavetis, nagu ma ütlesin, siin natuke kumab läbi selline oma igatsuste ja vajaduste sassi ajamine. Et ta igatseb turvalisust ja ta arvab, et see on vajadus. Ja kui Jumal on tõesti hea ja vajaduseta ma tõesti suren, siis Jumal saab olla ainult hea nii, et ta annab mulle kõik mu vajadused. See on loogiline ja see on tõene ja see on teoloogiliselt korrektne. Jumal armastab meid, järelikult annab meile kõik meie vajadused, aga probleem on siin, et ta peab oma vajadusest midagi, mis on igatsus. Igatsus olla turvalisele, aga see pole vajadus. Ta arvab, et see on vajadus ja siis ütleb, Jumal, sa oled halb, sa ei anna mulle oma vajadusi. Aga sõber, see on igatsus. Ja kõik, mis iganes kannatused, mis ma enne rääkisin, et mu lapsed oleksid hästi käituvad, et mul oleks head kollegiaalsed suhted tööl, et mu abikaasa tahaks olla minu vastu nunnu ja tore, et mul saaksin oma sõpradega läbi, et mul oleks koolis head hinded. Need on kõik head igatsused. Ja kui sa leiad ennast kannatustes, siis üks asi, mida Jumala armu foonil mäletad, on see, et see pole su vajadus. Jumal on andnud sulle kõik, mis sa vajad, igavese elu. Ja iseenda. Ma lihtsalt tahan nagu seletada, et igavene elu ei ole see lihtsalt, et kunagi tulevikus sa saad taevasse, vaid see on juba praegu. Püha vaim tahab tulla ja elab kristlastena, elab sinu sees.
ta armastab sind ja ta annab sulle oma armu kogeda, tunda, sellest elada. Sa saad öelda kannatustes, et mu süda ilutseb sinu päästes, sest sa koged Jumala armastust. Sa näed ja mõistad Jumala armastust ja see tänulikkus, mis sealt üle voolab, paneb sind olema hästi rõõmus. Samamoodi nagu kui minul on jube päev kodus, või jube tööl tähendab, ma mäletan ühte eriti jubedat tööd, kus mul oli üks õde, kes lihtsalt, ta läks nii vihaseks mu peale ja ta lihtsalt, meil oli üks hästi raske operatsioon, mis nõudis sellist süvenemist minu poolt ja ta 6 tundi kogu aeg sõimas mind, kuidas ma olen loll, rumal, kuidas ma midagi ei saa teha, ta ei lasknud mul sekkuda nii nagu ma tahtsin, siis ta ütles, et miks, vaata, nüüd sa tegid selle halvasti, kuigi ma tahtsin seda just ennetada, ta lihtsalt pummeldas mind kogu aeg, ma olin läbi nagu Läti raha, ma lihtsalt läksin pärast seda vetsu ja nutsin natukene aega, kuni ma suutsin ennast kokku võtta ja magama jääda ja hommikul nutsin veel ja ma lähen koju ja Liisu on nii armas ja tore, et temaga ma tunnen suurt rõõmu. Mul on ikkagi see raske öö, aga ma olen nii õnnelik Liisuga. Ja see suur armastus, mis Liisu mulle annab, see pai, mis ta mulle teeb, kui ma pea panen tema jalakesele, see on nii suur, et see kuidagi varjutas ära selle jubeduse, mida ma aktiivselt veel tundsin. Ja vaat, nii palju enamat veel tahab Jumal sulle teha. See on see igavene pääste ja igavene elu, et me tõesti saame ilutseda tema päästest, loota ta heldusele, laulda issandale, öelda, et issand on mulle head teinud, aga kui me tahame sellele ligipääs oma hinge hädas, siis me peame teadma Jumalat, me peame taga aega võtma, me peame teda vaatama, me peame teadma ta lubadusi, ta omadusi, milline ta on olnud teistega, et meil oleks relvi, et vaielda endale vastu. Me peame ennast marineerima oma Jumalas, selleks, et meil oleks neid relvi, et me saaksime panna sõjavarustuse selga. Me peame ennast marineerima ja me saame marineerida läbi selle, et meil on distsipliinid, me loeme piiblit, me mõtiskleme Jumalale, me räägime teiste kristlastega, kuulame jutlusi, kuulame ülistust. Me saame vaadata mingit jumalusaldust ja mõelda, et ma arvan, see on jama, aga ma usaldan, et see on tõde, kuni ma hakkan päriselt uskuma, et see ongi tõde, nagu Taavet tegi. Ja me saame meeles pidada, et kui ma midagi väga igatsen, siis see on mu igatsus, mitte mu vajadus ja Jumal tahab anda mulle seda, mida ma vajan. Jumal tõesti armastab meid ja palve hinge hädas, see eriline salm siin, tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, see on see kõige olulisem ja see, ma loodan, et edaspidi te oma hinge hädas saate ka palvetada niimoodi, et teil on natukene ideed, kuidas seda teha võiks ja et te loodetavasti olete selleks ka natuke valmistunud varasema marineerimisega. Palvetame.